Ta oli ähvardanud ja meelitanud. 15. juunil tegi Valgevene diktaator pommuudise, mis polnud millegi muuga võrreldav. See polnud ähvardus, see polnud ka suur avaldus Venemaa võidu vältimatusest Ukrainas. Esimest korda 4 aasta jooksul on Lukašenka ärganud ja mõistnud, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, pole Putini truuks käsilaseks olemine just parim variant riigile, mis piirneb 2026. aasta Ukrainaga, kust võiks hetkega Valgevenesse lennata raketid ja droonid. Ja nüüd, pärast aastaid kestnud ähvardusi ja väiteid, teeb Lukašenka seda, mida Putin temalt kunagi ei oodanud. Vabandab ja astub tagasi. Kyiv Post avaldab oma raportis intervjuust, mille Lukašenka andis väljaandele Al-Arabiya, et Valgevene diktaator on oma retoorikas täielikult kannapöörde teinud ja kutsub nüüd üles rahule Venemaa ja Ukraina vahel. Lukašenka nimetas võimalust, et Valgevene võiks Putini sõtta sekkuda täiesti absurdseks ning rõhutas korduvalt, et tema esivanemad on maetud Ukrainasse ja paljud tema riigi inimesed on tihedalt seotud Putini ambitsioonide ohvritega. Valgevene pered elavad Ukrainas ja Ukraina pered elavad Valgevenes ning meie lõunaosas. On ühiseid perekondi. Nad abiellusid, kasvatasid lapsi ja elasid nagu tavalised inimesed. Piiri polnudki, ütles Lukašenka, kui ta rääkis lüüriliselt rahulikumast ajast enne seda, kui Putin alustas oma märatsemist. Meil on tunne, et keegi on just alla neelanud suure annuse ostja kahetsust ja on palju põhjuseid, miks Lukašenka taganeb. Lukašenka väided, et Ukraina ja Valgevene elasid kunagi harmoonias, on täielik kannapööre võrreldes retoorikaga, mida ta on kogu sõja jooksul kuulutanud. Üle 4 aasta on Lukašenka olnud ustav sülekoer, ülistades Putinit igal võimalusel, liites oma riigi Venemaaga ja nimetades Ukraina president Volodymyr Zelenskid igasuguste sõnadega. Sealhulgas on ta teda kunagi ka rämpsuks nimetanud. Nüüd, lisaks igatsusele lihtsama aja järele, on Lukašenka saatnud ka otsevabanduse Ukrainale ja selle juhile. Kui Volodymyr Aleksandrovitš solvus nende sõnade peale, siis ma vabandan tema ees, ütles Lukašenka, kasutades mingil põhjusel Ukraina presidendi isa nime. Ta lisas, et Ukraina võib olla kindel, et tema riigist ei tule mingit rünnakut. Valgevenelt, eriti aga minult, ei tohiks oodata mingit sõjalist tegevust. Tõsi, Lukašenka lisas sellele vabandusele väiteid, et ta ütles oma sõnad vaid seetõttu, et Ukraina oli teda ähvardanud, öeldes, et vajadusel võib ta Lukašenka kõrvaldada. Aga isegi selle vabandusega on see märkimisväärne muutus Lukašenka suhtumises Ukrainasse. Ja et mõista, kui märkimisväärne see on, peame tegema väikese rännaku läbi sõja, kus Lukašenka on nii kaua olnud rahul sellega, et mängida Putini nukumeistri marionetti. Alustame 2022. aasta veebruarist. Valgevene ei hoidunud tol ajal sõtta sekkumast, kui Putin koondas oma vägesid. Ja samal ajal väitis Venemaa, et neil ei ole plaanis Ukrainat rünnata ega valmistu nimemanne sõjaliseks erioperatsiooniks, mis pidi viima Ukraina langemiseni vaid mõne päevaga. Lukašenka uskus seda jama. Näiliselt veendununa, et Putin ja tema väed purustavad Ukraina, lubas Valgevene diktaator Putinil mitte ainult paigutada oma vägesid Valgevene territooriumile, vaid kasutada Valgevenet ka kogu sissetungi ühe baasina. Talvel enne Putini sissetungi sisenes Valgevenesse üle 30 000 Vene sõduri väidetava õppuse ettekäändel. Tegelikult valmistusid nad aga ületama 1084 kilomeetrist piiri, mida Valgevene jagab Ukrainaga. 24. veebruaril 2022 nad tegidki seda. Ja kuigi Venemaa tegi alguses kiireid edusamme, jõudes väidetavalt varajastel tundidel peaaegu Volodymyr Zelenski enda tabamiseni, nagu The Guardian teatas 2022 aasta aprillis, asus Ukraina raevukalt kaitsma. Venemaa tõrjuti tagasi. Peagi hakkas saabuma lääneriikide toetuslaine ning riik, mis pidi justkui maa tasa tehtama, alustas oma arengut tänaseks sõjaliseks suurvõimuks. See oleks pidanud olema hoiatus Aleksandr Lukašenkale. Kõikvõimsa Venemaa läbikukkumine palju väiksema riigi vallutamisel oleks pidanud Lukašenkale näitama, et tema usaldus Vladimir Putini jõu vastu oli ekslik. Kuid karmid sõnad ja toetus Venemaale jätkusid üle 4 aasta. Aleksandr Lukašenkal oli kindlasti palju öelda pärast seda, kui Valgevene valitsusvastane organisatsioon BPOL hävitas 2023 aasta veebruaris Valgevenes Mašalisti Mašilitši lennubaasis paiknenud Vene A-50 AWACS luurelennuki. 2 plahvatust hävitasid selle käigus $350 miljoni väärtuses Vene tehnikat. Tundus, et Lukašenka eiras järjekordset hoiatust. Lukašenka jätkas Putini toetamist ning viis Venemaal läbi ühiseid sõjalisi õppusi, sageli piisavalt Ukraina piirile lähedal, et oleks selge. Need õppused olid mõeldud ähvardusena.
2025 aasta jaanuaris teatas Lukašenka, et tal pole mingit kahetsust selle üle, et ta lubas Venemaal kasutada Valgevenet sissetungi platvormina, minnes isegi nii kaugele, et väitis, Putin on talle nagu vanem vend. Sel ajal polnud mingit märki sellest kannapöördest, mida me just nägime. Ja kui üldse, siis Lukašenka hakkas 2026. aastal karmimaid sõnu kasutama. 12 mail näis, et Lukašenka kaotas mõistuse, kui ta teatas, et Valgevene hakkab sõjaväeüksusi valikuliselt mobiliseerima, et neid sõjaks ette valmistada. Ta lisas siiski möönduse. Kui Jumal annab, saab seda vältida. Kuid kõik märgid viitasid sellele, et Valgevene diktaator valmistab oma riiki ette võitluseks ja Valgevenel saab olla vaid üks võimalik vastane – Ukraina. Need märkused tehti pärast seda, kui oli läbi viidud inspektsioonid ja õppused, milles osales 6000 reservisti ja sõjaväelast. Ja rääkides õppustest, näis, et Valgevene astus veelgi suurema sammu selle poole, et olla Ukraina sõjas otsesemalt kaasatud kui kunagi varem. 21 mail sõitsid Valgevene metsadesse veoautod, mis vedasid mandrite vahelisi ballistilisi rakette. Need olid seal osana sõjaliste õppuste seeriast, mida viidi läbi riigi territooriumil koos Venemaaga. Nii Putin kui ka Lukašenka jälgisid õppusi, mis olid loodud selleks, et Valgevene sõdurid oleksid valmis taktikalisi tuumarelvi ette valmistama ja kasutusele võtma kohe, kui Venemaa selleks käsu annab. Kui 3-päevased õppused olid lõppenud, tundus kogu maailmale, et Lukašenka oli lõpuks andnud Valgevene sõjaväe Venemaa käsutusse, et nad saaksid sellega teha, mida soovivad. Aga nüüd oleme siin. Vähem kui kuu pärast nende õppuste lõppu vabandab Lukašenka Zelenski ees, väites, et tema avaldused, nagu oleks Ukraina juht värdjas ja nats, tehti vihahoos ning olid ebaõiglased mehe suhtes, kes võitleb oma riigi ellujäämise eest. Seega tuleb küsida, miks Lukašenka taganes ja vabandas. Võime välja tuua mitmesuguseid põhjuseid, näiteks selle, et 20. mail avaldas New Voice of Ukraine, et 80% valgevenelastest on vastu oma riigi osalemisele Putini sõjas. See oleks olnud Lukašenka jaoks kui külm dušš näkku. Kui Louis Lukašenka Putini käsul üles köeti ja ärevaks muutus, ütles enamik tema rahvast talle, et nad ei aktsepteeri mingil juhul sõjakutset, mida Lukašenka näis ette valmistavat. Omaenda naha päästmine ja diktatuuri säilitamine võis olla kogu motivatsioon, mida Lukašenka vajas, et vähemalt osaliselt Putini haardest välja pugeda. Aga asi pole ainult selles. Peale enesealalhoiu on veel 3 põhjust, miks Lukašenka just tegi sellise kannapöörde, mida keegi ei osanud oodata. Ja kõik need 3 on kokku sundinud Valgevene diktaatori põlvili ja Ukraina ees kummardama. Enne kui sügavamale läheme, teeme kiire kõrvalepõike. See on The Military Show ja see, mida te näete, ongi põhjus, miks me neid videoid teeme. Et näidata, kuidas võim liigub ja mis mõjutab selliste meeste nagu Lukašenka otsuseid. Kui soovite seda näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Nii et 3 põhjust. Esimene neist ei ole seotud Ukrainaga. See puudutab täielikult Venemaad. Oma intervjuus avaldas Lukašenka, et hoolimata oma karmist jutust teab ta, et Valgevene oleks peaaegu kindlasti täielikult Venemaast oma kaitse tagamisel sõltuv, kui ta peaks Ukraina sõtta otseselt sekkuma. See on alati olnud iseenesest mõistetav, kuid suur paljastus siin on see, et Lukašenka teab, mida see tegelikult tähendab. Valgevene ei saaks loota Venemaale, et see pakuks piisavalt abi oma territooriumi kaitsmiseks. Lukašenka ütleb, et konflikti sekkumine oleks vastuvõetamatu ja jätaks Valgevene haavatavaks ning kinnitab, et ta on seda ka varem Putinile öelnud. Oleme korduvalt öelnud, et on täiesti vastuvõetamatu, kui Ukraina ja Venemaa vaheline sõda kandub Valgevene territooriumile. Lukašenka väidab, et tema ja Putin arutasid seda küsimust. See on haruldane selguse hetk Valgevene hullumeelse diktaatori jaoks, kuid see pole ilmutus, mis oleks tekkinud tühjast kohast. Nii hullumeelne kui Lukašenkaga ei tunduks, on ta vähemalt piisavalt tark, et mõista, kui palju Venemaa väidetav kaitse tegelikult tähendab, kui asi tõsiseks läheb. Seda on viimased paar aastat selgelt näidanud. Putin kulutas aastaid Venemaa geopoliitilise mõjuvõimu ülesehitamisele, lubades liitlastele kaitset. Aga see fassaad hakkas murenema juba 2024. aasta detsembris, kui Süüria diktaator Bashar al-Assad ja tema režiim varisesid kokku kiire mässuliste ülestõusu tõttu. Putin ei teinud midagi, et kaitsta meest, kes pidi olema üks tema lähimaid liitlasi ning oli isegi eraviisiliselt hakanud al-Assadi peale pahandama, kuna too keeldus enne oma kukutamist läbirääkimistel järeleandmisi tegemast. Liigume edasi aastasse 2026 ja Lukašenka on näinud, kuidas Venemaaga liituvate juhtide olukord on läinud halvast veelgi hullemaks. Nicolas Maduro, kes juhtis Venezuelat ja rajas tihedaid sidemeid Venemaaga, kõrvaldati rivist jaanuaris toimunud USA reidi käigus, mille tulemusena ta vahistati ja viidi riigist välja. Operatsioon Epic Fury alguses Iraanis tappis USA kõrgem juht Ali Khamenei.
Mõlemal juhul olid need juhid kulutanud palju Vene relvadele ja uskusid, et Putin astub nende kaitseks välja, kui nad peaksid silmitsi seisma ohtudega. Kuid, täpselt nagu nägime al-Assadi puhul, piirdus Venemaa vaid nõrkade hukkamõistvate avaldustega, kui kogu Venemaa väidetav toetus kokku varises. Isegi nii hiljuti kui aprillis nägi Lukašenka, kuidas Venemaa Aafrika korpus taandus Malis ühest olulisest asulast, näidates taas, kui vähe tähendavad Putini lubadused kaitse kohta, kui neid tegelikult proovile pannakse. Isegi keegi nagu Lukašenka ei saa eirata seda selget sõnumit, mida see saadab, isegi kui tal on eelis, et ta juhib riiki, mis on Venemaaga otseselt seotud. Kui Valgevene alustab Ukrainaga tüli, siis Venemaa ei tule appi. Ja Lukašenka teab seda. Sellepärast ütlebki Lukašenka, et Valgevene on haavatav. Ta on näinud, kuidas terved režiimid on kokku varisenud, samal ajal kui Putin ei tee midagi. Ja ta on aastaid jälginud, kuidas Vene õhutõrjesüsteemid ei suuda korduvalt takistada Ukraina droonide ja rakettide rünnakuid sihtmärkidele Vene territooriumil. Üle lubamine ja siis kaitses alt vedamine ongi Vene viis. Putini usaldusväärsus on tema enda tegude tõttu täielikult hävinenud. Riigid, mis oleksid võinud sattuda Venemaa mõju alla, nagu Nicaragua, Kuuba ja paljud väiksemad Aafrika riigid, kes on jälginud toimuvat Malis, kahtlevad nüüd selles, kas Venemaad tasub usaldada, sest on selgeks saanud, et Putin hoolib alati ainult iseendast. Lukašenka küsib tõenäoliselt endalt samu küsimusi, mida need riigidki küsivad. Ja kuigi tal on juba liiga hilja lihtsalt oma mune Venemaa korvi panemata jätta, üritab ta nüüd neid mune sealt ettevaatlikult eemaldada, sest ta teab, et ei saa loota Venemaale Valgevene toetamisel võimalikus konfliktis. Keegi ei saa. Aga tuleme tagasi selle kommentaari juurde, et Valgevene on haavatav. See väide on paljastavam, kui sa arvatagi oskad, sest see ei viita ainult sellele, kui ebatõenäoline on, et Venemaa suudab Valgevenet kaitsta. See näitab meile ka teist põhjust, miks Lukašenka vabandusi esitab ja üritab kogu sõja jooksul tehtud suurustamisest tagasi tõmbuda. Valgevene diktaator teab, et Ukraina võiks tema territooriumi tabada, kui tahab, ja ta ei suudaks seda kuidagi takistada, nii et nad ründavad sihtmärke, mitte rindet. Ukrainlased ründavad tsiviilisikuid, ajaloolisi ja kultuurimälestisi, naftatöötlemistehaseid ja vabrikuid. Nad ründavad kogu Venemaad kuni Uraalideni välja, droonidega. Selline sõda on meil nüüd, väitis Lukašenka oma intervjuus. Lähme korraks tagasi, enne kui uurime, mida see tegelikult tähendab. Tsiviilisikud, Lukašenka. Kui keegi seda teeb, siis on see Venemaa ja sa tead seda. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on Venemaa rünnakute tagajärjel hukkunud 16 126 Ukraina tsiviilisikut. Veel 46 590 on saanud vigastada seisuga 31 mai. 15. juunil, samal päeval, kui Lukašenka vabandas, hukkus Venemaa rünnakus 11 inimest. Just Venemaa sihib tsiviilisikuid, mitte Ukraina. Siiski on Lukašenka sõnumi tuum see, et Ukraina on arendanud võimekuse, mille kohta Putin talle tõenäoliselt kinnitas, et seda ei teki kunagi. Sügavad löögid on Ukraina jaoks võtmetähtsusega, eriti 2026. aastal, ja Valgevene diktaator jälgib, kuidas sihtmärgi järel Venemaal põleb. Numbrid räägivad enda eest. Mai oli seni 2026. aasta kõige intensiivsem süvalöökide kuu Ukrainale, kui droonide ja rakettidega rünnati üle Venemaa. 18 nafta- ja gaasirajatist ning mitmeid teisi sihtmärke. Ajakirja The Economist andmetel on Ukraina teel selle poole, et aasta lõpuks sooritada 800 lööki Venemaa territooriumil, eeldusel, et 2026. aasta senine tempo jätkub. Kui Lukašenka ütleb, et Valgevene on haavatav, tähendab ta sellega, et riik ei suuda kuidagi takistada Ukraina õhurünnakuid ning need rünnakud oleksid tihedad ja kiired. Valgevene piirneb Ukrainaga, mis teeb selle ründamise uskumatult lihtsaks. Ja vaid 207 595 ruutkilomeetriga on Valgevene ka palju väiksem sihtmärk kui Venemaa. Kõik selle väärtuslikud seadmed ja tööstusrajatised on koondatud ühte kohta, mitte laiali üle suure riigi, nagu see on Venemaa puhul. Kui Ukraina otsustab rünnata, oleks tal sihtmärkide osas tõeline küllus ja Valgevene lihtsalt ei suudaks seda pealetungi peatada. Valgevene on sõjaliselt väga haavatav, sest Valgevene on Ukraina sõjaväe ees justkui nende avatud peopesal. Me mõistame täielikult, et meie peamised elutähtsad rajatised, nii tööstuslikud kui ka logistilised, satuksid rünnaku alla, ütles Lukašenka, ja tal on täiesti õigus.
Ukraina teab Valgevene sõjalisi võimalusi väga hästi ja Lukašenka karmidest sõnadest pole midagi võita, kui ta neid tõesti täide viiks. Seega võtab ta vastupidise lähenemise, paludes andestust lootuses, et ta ei pea kunagi nägema Ukraina droone lendamas selle riigi energiaobjektidesse, mis teenib aastas umbes $2 miljardit rafineeritud naftatoodete müügist või Venemaa nafta ja gaasi müügi vahendamisest. Ja nii jõuamegi viimase põhjuseni, miks Lukašenka just kannapöörde tegi. Ja taas on sellele vihjatud ühes tsitaadis, mida me jagasime. Lukašenka saab aru, et Valgevene on Ukraina sõjaväe õhulahingus haavatav. Aga see haavatavus laieneb kogu Valgevene sõjaväe igale aspektile. Lihtne tõsiasi on see, et selline väike riik nagu Valgevene ei suuda lihtsalt võrrelda Ukraina jõuga, mida raskendab veelgi juba mainitud Vene kaitsedilemma. Vaatame numbreid. 20. mail pärast Lukašenka ähvardusi mobilisatsiooniga teatas Ukraina väljaanne New Voice of Ukraine Ukraina parlamendiliikme Roman Bezmjatnõi kommentaaridest. Ta avaldas, et Valgevenel on umbes 46 000 sõdurist koosnev ajateenijate armee, kuid neil on tohutu puudus laskemoonast ja varustusest, eriti soomukite osas, mis peaksid seda armeed toetama. Bezmjatnõi sõnul on Venemaa ära viinud suurema osa Valgevene varudest, mis jätab Valgevene praktiliselt kaitsetuks. Isegi kui armeel oleks varusid, on Ukraina jõudnud punkti, kus ta põhjustab Venemaa armeele üle 30 000 kaotuse kuus. See tähendab, et 2/3 Valgevene sõjaväest oleks 1 kuuga hävitatud ja ülejäänud ei peaks vastu järgmise kuu lõpuni. Sõjaliselt võttes ei ole Valgevenel Ukrainale midagi vastu panna, välja arvatud juhul, kui Venemaa paigutab oma tuumarelvad Valgevene territooriumile. Global Firepower toob välja, et Ukrainal on 900 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast ja 4 miljonit reservisti. Ukraina kulutab oma kaitsele aastas $45 miljardit, mis on samuti 45 korda rohkem kui Valgevene. Ukrainal on lennukite arv 2-kordistunud ning neil on palju rohkem kogemusi nende juhtimisel. Lisaks on neil 2 korda rohkem tanke ja ligi 40 000 soomusmasinat rohkem. Siis on veel droonid. Miljonid FPV-droonid, 10 000 pika ja keskmise tegevusraadiusega ründedroonid. See metallist armee on midagi hoopis teistsugust kui kõik, millega Valgevene on oma ajaloos kokku puutunud, ning see lõpetaks iga võitluse, mida Lukašenka üritab alustada hetkega. Võta need 3 asja kokku ja sa saad aru, miks üks Putini lemmiknukkudest taganeb ja kummardab Ukraina ees. Sõda toimub praktiliselt meie enda tagahoovis. Me ei taha seda sõda, sest me võiksime kannatada sama palju kui ukrainlased ja venelased, ütles Lukašenka oma intervjuu lõpus. Ta lisas: ja ma olen alati uskunud, et see konflikt tuleks lõpetada ja vastaspoolte vahel tuleks saavutada rahulepped. No, sa ei ole seda alati uskunud, eks Lukašenka. Sa poleks Putinit nii kaua ja nii otseselt toetanud, kui sa oleksid seda tõesti uskunud. Aga nüüd näib, et Lukašenka on lõpuks aru saanud, et ta on väike kala, kes üritab vastu astuda Ukraina titaanile. See võitlus oleks lootusetu. Valgevene pühitaks kaardilt minema või, kuna 80% elanikkonnast ei toeta sõjas osalemist, keelduksid nad lihtsalt võitlemast. Lukašenka võib taganeda, sest ta on hirmul. See on siiski midagi ja parem hilja kui mitte kunagi. Putinis marionett on just ühe nööri läbi lõiganud. Võib-olla järgneb sellele lähikuudel veelgi. See, mida me siin näeme, paistab olevat selguse hetk pärast hullumeelseid kuid. Alles mõned nädalad tagasi tundus, et Ukrainat sunnitakse valmistuma sõjaks Valgevenega, kui Lukašenka tegi oma mobilisatsiooniavaldusi. Me analüüsisime neid kommentaare ja mida need tol hetkel tähendada võisid, nii et vaata meie videot, et rohkem teada saada. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show kanal, et sa ei jääks ilma meie kommentaaridest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!